Tervist siis. Mina olen Tõnis ja minu igapäevane töökoht on Terasteenus OÜs Tartus. Olen lammutusosakonna projektijuht. Ning minu eest vedada on siis Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspank. Seda lammutusosakonna projektijuht olen olnud ligikaudu 10 aastat ja viimased paar aastat olen seda ringkasutuspanka eest vedanud. Enne seda töötasin Tartu Ülikoolis materjaliteaduse erialal. Ja räägin teile siis Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspanga igapäevaelust ja räägin, mis meil seal head on. Käis see klõpsimine? Jah, niimoodi. Räägin teile sellest, mis see põhimõte on, kuidas toimib, mis oli see algne idee ja mis on see välja kujunenud tegelikkus. Siis räägin sellest, kuidas on erinevad viisid, kuidas materjal sinna panka jõuab või üldse korduskasutusse jõuab, et ta ei pea ilmtingimata sinna panka jõudma. Siis toon Põlva kaubamaja näite. See on minu arust üks väga hea näide aastatagusest objektist, kus sai väga palju materjali korduskasutusse suunatud. Ja siis räägin ka sellest, et kuidas ma ise hindan materjalide korduskasutuspotentsiaali. Ja lõppu siis ka seda veel, et mida võiks siis nagu teisiti teha või mida muuta, et ikka paremaks ja paremaks minna. Kiirelt räägin sellest, mis see algne idee siis oli. Oli see, et sinna panka saavad inimesed tuua korduskasutuspotentsiaaliga materjale, saavad tuua tasuta, minul on õigus neid müüa, et kuluda katteks. Telefoni teel tuleks kokku leppida, mida sinna tuua, et ma ikkagi pean vaatama, et asjad oleksid midagi väärt, et lihtsalt prügi ei soovi. Ja müük toimub osta.ee keskkonnas. Et see on selline väljakujunenud väga turvaline keskkond minu silmis, et seetõttu seal. Ja kauba väljastamine on ka siis telefoni teel kokku leppides, koha peal püsivalt kedagi ei ole, et seda kulu ei ole. Ongi see, et see tegevus on majanduslikult täielikult kasumlik. Et see ei ole kuidagi idee tasandil või kuidagi sellist, et äkki tulekus kunagi. See päriselt selles mõttes töötab. Aga kuidas ta töötab? Kohe räägin. Karmid numbrid, natuke võib-olla subjektiivsed, sest ma päris täpselt ei hakanud arvutama, aga pildi annab ette küll. 1% on siis see esialgne idee. Inimesed toovad, ei too. No ilmselt natuke toovad, 1% ikkagi midagi on. Teised allikad on see 99% ja siin see 90% on minu enda lammutusobjektid, ettevõtte lammutusobjektid ja see 9% on siis mingisugused edasi arendused sellest esialgsest ideest. Sellest 1% ma ei hakkakski pikalt rääkima. Jah, seal saaks ka midagi teha, teavitustööd ja nii edasi, aga mul ausalt öeldes ei ole selleks aega. Räägin sellest 90% ja 9%. Alustan 9%. Need on siis edasi arendused sellest esialgsest, et inimesed toovad ja annavad tasuta. Teeme teistmoodi, näiteks Tartu kohtumaja konkreetne objekt, tegime hinnapakkumisega lammutusele, kahjuks ei võitnud, võitis Tallinna firma, aga läksin nende jutule ja saime kokkuleppele, et mina lähen sinna objektile materjalidele järgi ja mõne materjali eest maksan ka. Saime kokkuleppele, kõik hästi, enamus asjad majanduslikult mõttes toimisid ka. Seal akendega oli nii ja naa, et see transpordikulu ja kõik see läks lõpuks nii kalliks, et oli nii ja naa, aga üldiselt oli kõik hästi. Siis veel praegu töös olev objekt Kalda T2, ka teha selline renoveerimine, meie osa oli seal välisfassaadi peal rõdude lammutus ja nii edasi, aga üks teine firma hakkab seal eemaldama aknaid, juba eemaldavad. Ja mina pakkusin välja, et ma toon oma konteineri sinna, et siis plastikaknad kõik palun sinna panna, mida keegi teine ei soovi. Ja tundub, et see toimib, konteiner täitub. Ja kui keegi sealt isegi midagi ära võtab, palun väga võtke. Mina ei ole erilist kulu sinna teinud. Veel variante näiteks Tartu linna poolt uksed, et oli probleem, olid jalus ja mina läksin järgi, viisin ära. Transport minu poolt ei pea kohal ise tooma. Siis veel üks asi näiteks on Ringte tänava ladu on seal toodud, aga seda on veel olnud, et kui ettevõtted ehitavad hooneid, neil on garantii aeg, siis tuleb teatud materjale säilitada garantii aja lõpuni. Näiteks keraamilisi plaate, sest neid ei pruugi olla võtta sel hetkel, kui need vaja läheb. Saab garantii aeg läbi, neil on see laos jalus, tulge viige ära. Et ka seda olen teinud. Ja siis on veel Veski tänava büroohoone, laminaatparkett ja eraisikutelt ka ise võin niimoodi teha, et lähen järgi, toon asjad ära. Jällegi on oluliselt populaarsem kui see, et toon ja annan tasuta.
Jah, siin on üks pilt ka siis, kõik reaalsed pildid, selles mõttes need ei ole nagu kuskilt AI-ga tehtud välja lõigatud, et see on kohtumaja pealt WC-potid. Nii, siis 90% ehk põhiosa, minu enda objektid. Siin jällegi üsna subjektiivselt, ma päris kõike ei viitsinud kokku lüüa, aga 10 aasta jooksul siis üle 500 objekti on olnud kuskil. Ja siin on umbes näha need kogused, mis korduskasutusse on suunatud. Et aknaid võib-olla on 2000 uksi, võib-olla ka 1000 ringi isegi kokku. Et aga need on kõige populaarsemad asjad. Et siin soojustusmaterjali ka käib jutt sellest samast EPS-ist, millest siin jutt oli, villadest eelkõige sellised, kuna ma üritan olla majanduslikult tasuv, siis on kallimad materjalid. Ehk lihtne, pehme, odav vill on poes natuke liiga odav. Et selle vedu, kõik see ei tasu mul, pigem ei tasu ära, sest ma pean ju müüma kordi odavamalt kui poes on. Et aga katusevillad, need on poes ikka päris kallid ja need on minev kaup, väga populaarne. Et nagu näha, 1000 kuupmeetreid on seda juba suunatud korduskasutusse. Katuskatte materjali puhul eelkõige käib jutt plekist, ka kivikatust, näiteks see sama hoone, siin on praegu käigus olev objekt, on tõrvast, tõrva kõrtsijoone, 1200 ruutmeetrit katusekivi sealt. Ärge küsige, miks ära tuli võtta. Ma ei ole päris kindel. Hästi, aga ühesõnaga, ja siis viimasena ka tellistest on juttu olnud. Meie kogus on selline, et see on puhas käsitöö ja see on selles mõttes ühele lammutusettevõttele päris hea väljund, et mina kui projektijuhina, osakonnajuhina pean ka meestele tööd leidma. Ja see ei ole niimoodi pidevalt. Mehed ei saa laos seista, et võtame nüüd viime kuskil objekti peale. Neil peab pidevalt tööd olema. Ja kui on kuskil pinda ruumi, objektil jääb tellised üle, need saab sinna viia ja näiteks aasta jooksul tekib mingi auk töödesse, seal objektil pandi tööd seisma, pole edasi minna, läheme kive puhastama, kes puhata ei taha. Et väga hea variant ühesõnaga. See on ringkasutuspank öösel. Tegelikult on see üks video. See on nüüd see Põlva kaubamaja näide. Et ühesõnaga, see oli selles mõttes väga hea objekt ka tellija poolt, et anti ligikaudu 2 kuud enne aega. Te ei pea kohe kopaga peale minema. Taast on nii, et öeldakse, jah, teie pakkumine sobib ja siis tulge eile peale. No, kuidas nii saab? Et oli umbes 2 kuud aega, sai kõigepealt nii-öelda jutud ringlema lastud, et mööbel ja kõik see ma jagan tasuta. Panin sinna koodlukud ette, sain inimese sisse lasta, enamasti läks probleemideta. Said mingi hetk ka lapsed sisse, siis võtsid need suuri kleebiste rulle põlval, kõik täis kleebitud. Noh, juhtub. Vaske lõigati ka keldrist kuskilt niimoodi ära, et vesi lahmas, arvati, et on välja lülitatud. No ei olnud. Aga nüüd ma võtan ühe abivahendi. Ma loen siit ette üks suurim klient ühesõnaga, kes siis ehitusmaterjalide poole pealt, seal oli niimoodi, et tuli koha peale, leppisin minna kokku, ta ise demonteeris. Minule väga mugav. Näiteks terases silt koos piiretega 18 meetri pikkune, invalift, trepide käsipuud, liugväravad, klaasseinad 30 jooksvat meetrit, liuguksed, aknaid 100 tükki, teeplaadid 50 ruutmeetrit. No siit saate mingi ülevaate, et selline objekt. Metalluksed on, mis siin on, 25 tükki, radiaatorid 10, mööblimaja aknad, kõrval on mööblimaja, 30 tükki, ventilatsiooniagregaat. Et ühesõnaga selline loetelu. Ja siin selle objekti peal on ka näha, lisaks korduskasutusele, see toimus siis enne seda, kui video hakkas, on ka taaskasutus, kus me betooni purustasime ja läks tagasi täiteks sinna samasse auku. Ja loomulikult läksid metall, läks nii-öelda siis taaskasutusse ja puit. Ülejäänud oli seal segalammutus. Et seal ma proovisin ka seda SPS-i taaskasutada, lõikasin lahti kaasaegse katusekihi umbes 1000 ruutmeetrit. Selgus, et see ei olnud majanduslikult tasuv, et nüüd aasta hiljem ma võin öelda, et ei olnud. Et see läks nii. Kuidas siis mina hindan seda, et kas on üldse mõtet, et esimene tähtis asi, kas materjal täidab veel oma funktsiooni, et kas uks on veel uks, väga suur auk on sees, ilmselgelt ei ole enam uks ja käin ühesõnaga objekti läbi, vaatan, kaardistan mõttes ära ja siis ma tean, kui suurt tööjõudu sinna suunata. Oluline on ka kindlasti aeg, et kaua selle materjali demonteerimine aega võtab või kas ta üldse, võib öelda, et enamasti mingis lähenduses materjal alati on demonteeritav, aga kuskilt maalt see mõte, kus kaob ikka täielikult ära. Kas materjali on turgu? Seal on puhtalt aastate pikkune kogemus, et 10 aastat olen korduskasutusse suunamisega tegelenud. Üht-teist juba tean, aga eksin ka vahest ise.
et midagi pole teha. Jah, see ajakulu täpselt, kui montaaž aega võtab ja transport ka lattu. Näiteks paljude asjade puhul on niimoodi, et need ei jõua mulle lattu. Ja see on kõige mõistlikum, siis mul ei ole see tühja transporti. Et näiteks Tõrvast need katusekivid ka, kus on 80 alust katusekivi, Tõrvast Tartusse vedada ja Tartust pärast läks ta Viljandisse, miks mitte kohe õige inimene leida. Et see nõuab lihtsalt eeltööd palju ennem. Ja muidugi majanduslik pool, alternatiivne käituskulu. Et kui me võtame akna, seal need on natuke suured aknad sinna, aga siiski, selline aken, see on ikka väga raske. Võib-olla pool tonni võib see kõik kokku siin kaaluda. Et selle käitluskulu on mingisugune 7-80 eurot, kui lihtsalt viia jäätmejaama. Et see tähendab seda, et mul on nagu see reserv demontaažina rahalises mõttes olemas. Et mehed võivad seal 3-4 tundi tööd teha ja ma olen ikkagi kasumlik selle poole pealt, kui oleks see, et kopp võtab ja tõstab konteinerisse. Ja ruum on ka, et laoruumid ei ole kummist ilmselgelt ja mingid soojustusmaterjalid tihti võtavad väga palju ruumi, et jällegi on mõistlik kohe otse objekti pealt õigesse kohta viia. Siis natuke veel sellest, et kuhu siis edasi, mida teistmoodi. Kestvusest olengi rääkinud, mida ma siin mõtlen, on see, et kui palju antakse aega töid teostada. Et oleks see aeg olemas, et alguses käsitsi demonteerida materjale. Mitte niimoodi, et tulge kopaga eile ja siis on tõesti hilja. See on tihti üks suurimaid probleeme üldse. Ei ole aega planeerida, otsida inimesi, kes neid asju sooviks. Siis mis mul võiks seal pangas teistmoodi olla? Võiks olla üks selline ruum. Kui muidu ladu on umbes 600 ruutu, ei pea seal kütet olema, peas, et vihma peab, kõik on hästi. Aga just eriti talvisel perioodil võiks olla selline ruum, kus saaks natukene kaubanduslikku välimust asjadele anda. Suure pesuriga üle pesta, kui on aega natuke remontida. Et selline asi võiks olla. Ma võiks selle teha täitsa, lihtsalt aega on vähe. Siis võiks olla aiaga piiratud väliala, et mitmed materjalid ei pea üldse panema, telliskivid, puitprussid ei pea panema kuskile lattu sisse. Aga aiaga võiks ta piiratud olla, seepärast, et on olnud probleeme. Et pane, näiteks viimane kord oli suured prussid, ma olen kulutused ära teinud, need puhtaks teinud, ladustanud ära, müüki pannud ja siis lähen järgmine päev ja vaatan, pooled on läinud. Et ma pean oksjoni ümber muutma, mul on need kulutused sinna tehtud. Et nii on. Siis väljastuskamber nutilukuga. Praegu on mul niimoodi, et ma usaldan inimesi ja ausalt öeldes pole probleeme olnud, ju siis eestlased on ausad. Mul on seal koodlukk ja ma olen inimeste lihtsalt koodi öelnud, et kui mul ei ole ise olnud võimalik seal kohapeal olla, lepime kokku, et näiteks homme saate kauba kätte, aga ma eelmine päev valmistan ette ja ütlen neile lihtsalt koodi. Ja nad lähevad sinna sisse, nad teavad, kus see asi on, võtavad. Aga võiks olla väljastuskamber, kus ongi ainult nende kaup, et ei saa eksida, et kogemata vale asi kaasa saab. Ja kuskilt maalt ka siis teenindav personal püsivalt koha peal, et selleks võiks see pank muidugi suurem olla. Et praegu ma selles otsesest tasuvust ei näe, sest see kulu on ikkagi, inimesed tahavad saada palka. Et selline 3-40 000 võib-olla aastane kulu, et võib-olla ei ole mõistlik praegu. Et kui mitu kord suurem oleks, siis juba on mõistlik. Ja siin on ka näide ühest palkmajast. Tartust on ta lahti võetud, Pärnu kanti üles pandud. Et on täitsa kasutuses. Et saab ka nii. Aga mina lõpetaks. Aitäh. Aitäh Tõnisele. Kas on Tõnisele äkki küsimusi? Jah, on. Toome mikrofoni ka siis salvestusele ka. Nostalgiline näha seda Põlva kaubamäe. Ma mõistsin kunagi ujumispüksid omal. Ma ei teadnud, et see maha on lammutatud. Ma olen uskumatult palju jutta sellest kuulnud. On ju. Mitte neist konkreetsetest pükstest. Kõik käisid ujumispükse ostmas seal. Ja. Ei, aga tõsi, sellel on teatav nostalgiline hõng oli sellel Põlva kaubamäel. Ja sinna objekti peale küünalt vist ei toodud, aga mul on olnud objekte, Viljandis mingi pursk ka, sinna toodi iga hommik oli uus küünal. Ja nii edasi, inimestel on ajalugu, et... Tekib mingi emotsionaalne side, eks ole, mingi objektiga. Ja, arusaadav, see teebki meist inimesed. Ja, nii, aga palun. Ja, tahtsin uudissimust küsida, et kust üldse sa selle idee peale tulid, et sellise äri alustada? Ma olen ahne. Kahtlen sügavalt. Aga teine selle Põlva kaubamäe, sest kaua üldse aega võttis, ma mõtlen kui algusest kuni lõpuni, kuni see lõpuks valmis sai? Umbes 6 kuud. Et see timelapse video oli ka, kiriku torni oli pandud mul see kaamera. Siin oli püsitoide viidud ka, sest kaamerad muidu. Et see lammutustöö konkreetselt kopaga oli äkki 4 kuud. Ja enne seda 2 kuud oli mul aega siis kõiki asju laiali jagada, demonteerida.
aga kas oled ennast nagu kindlustanud, et kellegi õpetad välja, et parem käsi, sa ütled, et sul on töötajaid vaja, aga et me keegi ei ole ikkagi see ideaalinimene, et... Ei usalda. Ei usalda. Veel ei usalda. Et kade ja ei usalda, jah? Jah. Kõik, ja ma tegelikult on häid külgi ka, ma arvan. Aga need on, jah. Aga sa ütlesid, et 1% inimesed toovad, et aga ma arvan, et mina näiteks kuulen esimest korda, et kas sa seda kuidagi nagu reklaamid ka turunduslikult või... Ma arvan, et inimesed võib-olla, sa oled ju Lõuna-Eestis, eks ole? Et Lõuna-Eesti inimesed võib-olla isegi tooksid, aga nad ei tea sinu ettevõttest mitte midagi võib-olla. Jah. Selles mõttes, et ma tegelikult alguses ütlesin, et teavitustöö, aga ma lihtsalt ei jõua sellega tegeleda. Et mu põhitöö on ikkagi see lammutusosakonna juhtimine, kogu tsükkel, alustades hindadest, projekteerimisest, tööjõu võtmisest, kõik. Ma võin oma kogemust öelda, olles Tartu Ülikooli üliõpilane ja siis väga paljud üliõpilased otsivad just endale praktikalisi töid, et nad saaksid ettevõtteid aidata, et pöördu Tartu Ülikooli või siis TalTechi või Adapterisse, kus meie oleme, et üliõpilased otsivad just selliseid väikeettevõtteid, keda päriselt aidata, et just nimelt, et sul ei ole ressurssi, üliõpilastel on, et ma arvan, et sa leiad on juba meil terasteenuses on nüüd, eilsest alates on olemas 2 praktikanti. Pigem nagu ehituse poole peal, aga praegu ma saan aru, et mingid ehitushanked on viibinud, just kortermajade rekonstrueerimiste hanked, et siis pakutigi mulle ka appi, nii et. Ma mõtlesin just rohkem turunduslikku, et siis on rohkem. Turunduslikku poolt, jah? Ahaa, okei. Kas on veel küsimusi? Ma lihtsalt ise küsin huvi pärast, ma tean, et toidutoinetööstuses öeldakse, et kui eestlaste maitseelistust uskuda, siis meil peaks olema umbes kaelkirjaku kaeltega sead, sest söökaela karbonaadi süüakse nii palju ja 8 tiivaga broilerid enam-vähem. Aga kuidas ehituses on? Mis see on ikkagi kõige popim? Mis läheb kõige rohkem inimestele peale? Mis sa kõige rohkem välja pead andma? Metalluksed. Metalluksed, jah. Neid tahetakse kõige rohkem. Ja soostusmaterjal ka, kui ikka külm talv on, siis ikka, et kas sul on tõesti juba see otsas? Jah, on küll otsas, jah. Teeme teisele ühe suure aplausi veel. Aitäh!